Ajaloolane ma ei ole, aga minevikust nii ühte kui teist mäletan ja võin ka sellest rääkida teile. Sageli arvatakse, et meie see ajalugu algas 1918. See päris nii ei ole, nii et eelkõneleja juba ütles, et see õige ülikool hakkas ikka peale meil 36. aastast, nii et neid numbreid tuleb täpsustada, mis siin viktoriinis oli. Aga millegipärast meie ajaloolased siin Õispuu ja Rosanov ja Kull, kes nad omal ajal olid, need tahtsid kangesti, et see 90 aastat kuidagi kokku tuleks, nii et ajalugu saab niimoodi teha, et neid aastaid kokku panna. Ja mina alustaksin just selle 36. aastast tänu sellele, et oli niisugune mees olemas nagu Maltenek, kes sai siis, kui Tartu Ülikool kolis siis Tallinnasse, sai esimene prorektor ja hiljem ka siis professor soojusmajanduse alal. Kahju oli sellest muidugi, et tema eluiga oli üsna lühike, 38. aastal ta meie hulgast lahkus. Nii et selline mees oleks jõudnud kindlasti üsna palju teha. Ja kui me vaatame tema töid, mis ta on teinud ja kirjutanud, siis need teemad tunduvad kindlasti väga tänapäevased, sest põlevkivi bensiin koos mingisuguse piiritusega, toaahju kasutegur, mida Maaülikool siin paar aastat tagasi kirjeldas, siis elamute seinapaksus, majanduslikult soodus ja siis igasugused põlevkivi diagrammid, nii et üsna huvitavad niisugused artiklid, mida ta on soojustehnikast avaldanud. Peale tema lahkumist sai siis tema järeltulijaks Jaan Ivand, hästi laia huvide ringiga mees, kes õppis just Tallinna Tehnikumis, aga lõpetas laeva eriala. Ja sellepärast tal need huvid olid väga suured, ta tegeles hästi palju mootoritega, tal oli ka lennukijuhi paberid ja nii edasi, sellepärast on see aeromehaanika ka talle niisugune südamelähedane olnud. Ja tema siis hiljem sai ka kateedri juhatajaks ja professoriks, nii et kuni 58. aastani ta oli meil seal Koplis mändide all. Nii et meie elu põhiliselt oligi peahoone kõrval seal väikeses soojuse majas. Üsna ubane maja tegelikult ja mõnele akadeemikule, professorile meeldis see väga, nii et me ei tahtnudki sealt nagu siia Mustamäele kolida, tundub. Nii et meie teemad üldiselt on niimoodi tuntud, algas muidugi kõik asjad põlevkivist ja edasi muidugi puit, turvasjäätmed, pruunsööd Siberist kuni Saksamaani välja ja siis juba kütuse ettevalmistamine, peenestamise asjad, aga ka igasugused soojusfüüsikalised teemad, millega tegelesid ka meie paljud professorid, kes on ka meie hulgast üsna noorelt lahkunud, ma näitan neid mehi ka teile, et nooremad inimesed saaksite teada, kes meil siin on olnud. Nii et see meie Kopli maja nägi välja selline, ega siin midagi viga ei olnud, teadust sai siin ilusti teha ja õhk oli ka hästi värske, mereäärne olukord ja renoveerida sai ka tänu siin Andres Keevallikule, kes võimaldas meil uue katuse peale panna ja saime ka aknad siin ette, niisugused tänapäevased, ja muidugi ka oma katlamaja saime, mis töötas gaasil. Nii et kõik asjad olid enam-vähem ka Kopli majas korras. Ma ei tea, mis tema olukord tänasel hetkel on, nii et võib-olla ta on veel ka ülikooli bilansis. Siis järgmine niisugune hästi kuulus mees on professor akadeemik Ilmar Öpik, nii et tema elu on seotud ka põlevkiviga ja kaitses oma doktoritöö ka artiklite põhjal ja kirjutas niisuguse raamatu mineraalosa uurimisest. Ja tema ajal muidugi moodustati ka soojustehnika laboratoorium, kelle juhiks sai keemiainsener Henrik Arro. Nii et
ta sai meil töötada küllaltki pikka aega, nii et 10 aastat. Ja ta siirdus siis Teaduste Akadeemiasse ja tema järel siis tekkis selline võimalus, et meie järgmiseks niisuguseks kateedrijuhatajaks sai siis Arvo Ots. Aga vahepeal ma näitan teile siin 2 niisugust professorit, sest professor Mikk oli ka Öpiku kaasaegne, muidugi natuke noorem, aga temal oli niisugused matemaatika huvid ja tema siis alguses tegeles ka küll põlevkiviga, nagu näete, nii et põlevkivi kukursiidi lendtuha sadestis juuris. Üsna huvitavalt ta käsitles neid asju, aga hiljem ta siis läks edasi sellisesse valdkonda nagu kiirgussoojusülekanne ja seal ta oli üsna ainulaadne terves Nõukogude Liidus ja tema neid arvutusi kasutati ka uute katlanormide väljatöötamisel. Hiljem ma ei ole tema niisugust nime seal enam kohanud, aga 70. aastatel nendes katlanormides oli see olemas. Nii et koos siis Otsa ja Kulliga andsid nad raamatuga välja soojustehnika, mis on täiesti tänapäevane raamat, nii et kõik tudengid võivad seda ka täna lugeda. Ja siis üks suur organiseerimine oli ka selle käsiraamatu, soojustehniku käsiraamatu väljaandmine, mis siis 72. aastal meie kätte jõudis. Nii et ma juba ütlesin, et Öpiku järglane oli Arvo Ots, hästi põhjalik mees, hästi palju armastas kirjutada, kõik raamatud on üle 500 lehekülje üldiselt. Ja tudengitele ta luges siis termodünaamikat põhimõtteliselt ja hiljem ka katlatehnikat, nii et tema sulest on ilmunud üle 500 publikatsiooni, nii et seda annab noortel meestel järgi teha tänasel hetkel. No eks tal oli abilisi ka, need magistrandid, kes tal olid ja doktorandid, eks need aitasid ka kirjatööd teha, aga ise ta oli ka muidugi eriline kirjamees. Nagu näete, siin on neid raamatuid ja neid on rohkem veel. Siis minu põlvkonna mehed, Harri Käär, kes õppis ka meil alguses, aga pärast siis siirdus Moskvasse, lõpetas MEI ja kandidaaditöö kaitses ka MEI-s. Tema oli nagu soojusfüüsik ja soojusjuhtivuse erialamees. Ja oma doktoritöö kaitses ta Leedus. Aga seal on ka üsna niisugune meie instituudile omane teema, nii saastumine ja puhastamine, küttepindade puhastamine. Ta oli natukene seotud ka tuumaenergeetikaga, grafiitreaktorite ja nende teemadega. Nii et kahju, et ta üsna varakult meie hulgast lahkus, nii et tööpõld oleks sellel alal olnud üsna lai. Ja teine selline mees, kes oli ka minuealine umbes, nii et hästi töökas mees, armastas kirjutada ja tudengeid aidata kogu aeg, kui nende töödega mingisugune jama oli, siis tema aitas poole ära kirjutada. Ja avaldas muidugi ka hästi palju niisuguseid raamatuid, mis olid seotud just soojusmassi leviga ja soojusmassi seadmetega ja tema raamat kuivatustehnikast on ka kindlasti ainulaadne. Nii et üheks niisuguseks tippsündmuseks soojusenergeetika kateedri ja energeetika instituudi ajaloos võib-olla ongi siis selline asi, et moodustati siis doktorite nõukogu. Meil 3 doktorit oli olemas ja teistest kateedritest tuli ka juurde, nagu te näete, siin on ka Siirde, seisab siin esireas ja Ilmar Kleis ja nii edasi. Nii et see oli ainus niisugune kaitsmisnõukogu terves TPI-s ja ajaloo jooksul kaitses seal umbes 50 kandidaati ja doktoreid ka 10 kindlasti. Nii et enamus neist
doktorit ja nõukogu toodangust, siis jäi meie instituuti ja siis sinna pika nimega soojustehnika laboratooriumisse, nii et siin pildi peal on enam-vähem näha. Ees on siis professorid, Ots ja Mikk ja seal taga on siis see toodang. Meil ka samamoodi nagu keemiatehnikas toimusid siin struktuurimuutused, eks ju. Tehti siin 3 õppetooli, ühte juhtis Siirde, teist Paist ja 3. Klevtsov. Ja muidugi muudeti ka magistriõppe, selliseid mooduleid hakati tegema. Nii et tudengitel olid niisugused valikud, et nad said siis valida kas soojusenergeetika mooduli või siis soojusenergeetika seadmed ja tehnoloogia mooduli ja nii edasi. Nii et võimalusi oli siin palju, õppejõududel oli tööd, selle võrra kindlasti rohkem. Ja ka samamoodi, kuna need kateeder ja teaduslabor ühendati omavahel, siis muud ei jäänud üle, kui teha niisugused uurimisgrupid, metalli uurimisgrupp siin Tallermaa juhtimisel. Professor Klevtsov oli seal, kes tegi niisuguseid teoreetilisi asju, siis on põlevkiviprotsesside töögrupp. No sellel oli hästi suur ülesanne sellel põlevkiviprotsesside töögrupil, sest tema oli see, kes uuris neid põlevkivi põletusvõimalusi keevkihis ja käis Lurgiis ja siis Foster-Wheeleris ja ABB-s neid katseid tegemas ja siis valiti välja selline katlatüüp, mis siis töötab tänaseni siis nii Balti kui ka Eesti elektrijaamas. Ja siin on muidugi koostöö nii Foster-Wheeleri, Eesti Energia, inseneride kui ka Soojustehnika Instituudi spetsialistidega. Ja kuna me olime niisugused viimased mohikaanlased, kes seal Kopli tuulisel rannal siis elasid, siis kuna meil oli siis üsna niisugused sõbralikud suhted olid ülikooli juhtkonnaga ja mehaanikutega, siis 2013. aastal sai teoks see, et me kolisimegi siia Mustamäele, 6. korpusesse. Ja meiepoolsed niisugused ettepanekud, et kuidas seda teadust edasi arendada, olid siis seotud meie katsehalliga. Nii et tehnikaga täitis selle siis Siirde grupp, kes oli sellega, ja Martins, kes oli ka nende seadmetega enne kokku puutunud. Nii et üsna huvitav maja oma nii konstruktsioonilt kui ka lahendustelt. Ja tänapäeval siis jätkavad seda tööd meie noored siin. Siin on näha meie praegune direktor ja kõik noored teadurid, kes meil siis instituudis on. Ja kui nüüd kokkuvõtlikult öelda, siis näete niisuguseid mehi, alates siit Maltenekist, Ivandist, Epikust, Otsast, Arrost, Paistist ja Siirdest kuni Konistini välja. Nii et meil on olnud üsna palju niisuguseid teadusmehi, kes on siin selles meie ülikooli teaduses kaasa löönud. Ja viimase raamatu kirjutas veel 2020. aastal siis Arvo Ots koos siis Soosaarega, Sulev Soosaarega ja siis Arvi Poobusega. Nii et see on põhiliselt põlevkivi uuringutele pühendatud raamat, aga need on kõik olemas tänasel hetkel. Nii et noortele ma soovin seda, et siis peaks nüüd 100. aastapäevaks ka midagi tegema. Aga seda teeb AI, ma arvan, et siin ei ole üldse teil vaja vaeva näha. AI paneb selle kokku, paneb kusagile pilve peale ja sealt lasete välja ja vaatate ja uurite seda värki, nii et jõudu tööle ja aitäh!